Phoenixbet on Martin Järveoja ja Crosscard Rallysprindi ametlik toetaja. No nii, Lukas Orav, kinder võit, teine etapp, teine esikoht, et kuidas sa need 8 sõitu kokku võtad? No nii on raske öelda ühe sõnaga, aga ma las mõtlen. No selles mõttes, et huvitav oli ikka, et pole kunagi niisugust kogemust olnud, et nii lühike rada, ehk siis selles mõttes, et tegelikult on ju hästi konkurentsivõimeline, et eksimisruumi ei tohi olla ja siis selles suhtes, et proovisin kindlalt lõpuni tulla ja siin juba, kuna viimaste paari sõiduga oli juba nii suur edu, siis ei olnud mõtet väga riskida ja siis vähemalt enda peas võtsin rahulikult. No niisugune nökerdamine, kuidas sulle meeldib, või on ikka nagu suur kiirus on nagu ägedam? Isiklikult mulle meeldib pigem see suurem kiirus, jah, aga et ikka vahelduseks on äge ka, kui saab niimoodi nikerdada ja niisugust kardirada sõita. No Robert Virves tegelikult näitas ka rallimehena siin päris head kiirust, et kui tal poleks seda väljasuremist olnud, oleks läinud konkurents päris tihedamaks, et oli sul mingit reservi endal ka, et vajadusel veel juurde panna? Jah, kindlasti oli, aga kahju, et tal see juhtus, sest et oleks nii-öelda siis rohkem konkurentsi olnud, et oleks palju põnevam olnud, aga et kindlasti midagi oleks saanud veel juurde lisada, kui vaja oleks olnud. No kuidas sulle üldse see niisugune sprindi versioon meeldib, et iseendaga või stopperiga õigemini võidu sõita? Et teine variant oleks ju mees mehe vastu, et kas ise üksi autos olles ja stopperiga sõitsi midagi raskem ennast mentaalselt sundida ka või? Võib-olla kindlasti, sest et kui rallikrossis on puhtalt see, et sa peadki mõtlema mees mehe vastu, et see rada on ju ilmselt peas on ju, aga siin ongi see, et sa pead mõtlema enda raja pähe ja siis kõik, et palju sa ennast pushida saad nii-öelda, et see on, minu arvates see sprint on mõnes mõttes ka pigem raskem kui see rallikrossis. No mida see aasta peaks sulle veel tooma? On mingeid suuremaid plaane ka või kui tõsiselt sa seda sõitu siin üldse praegu võtad? Seda sprinti ikka pigem võtan väga tõsiselt, sest et see on nii-öelda ainuke sari, mida ma see aasta plaanin kaasa sõita. Mis ainuke sari, aga ütleme, kas mingeid üksikuid üritamisi kuskil tuleb veel või? Mis te mõtlete selle? No mõtlen mingeid võistlusi veel, nagu üksikuid, ma ei tea, etappe või ütleme, rallikrossi päris ei lähe see aasta sõitma? Praegu niisugust plaani ei ole hetkel, et praegu on lihtsalt sprint fookuses, et ei ole midagi muud. No kuidas sulle see sarja tase tervikuna tundub, et siin üks konkurent Märtinil läks, autoga oli siin mingi probleem, eks ole, ja ta teist ringi üldse sõitma ei tulnud, et on see piisav väljakutse sinu jaoks see niisugune sari? Tegelikult on kindlasti, ongi näha siin, et Robert Virves, kes ega ta ju pagiga palju sõitnud ei ole, et selle kogemuse pealt väga hästi ja Frediga täpselt samamoodi Järvo ja tegelikult konkurents on väga kõva ja palju uusi nägusi, kes siia vahepeal lihtsalt kas või 8 sõiduks tulevad, on ka väga kiired, et põnevust on. Selge, edu! Aitäh!